Minu isa hakkas seda maja ehitama 52. aastalt. Vene ajal ei lubatud suuri maju ehitada. Minu teada, kas oli 50 ruutu tohtis ainult olla. Mina olen Tiiu Antov, elan Aegvidus ja ime küll, saan 74 aastat vanaks. Kui maa on veel must ja juba natukene külm on, no siis tulevad mulle sõbrad akna taha, koputavad akna peale, et pane nüüd linumajakene üles, nüüd tahame süüa saada. Siis kui noored olime õega kahekesi, ema oli kah ikka noorepoolne ja siis oli meil see maja, isal oli ta nagu krohvitud, valge ja iga kevadel lupjas valge ka üle ja ükskord sai koju tuldud ja siin seina peal oli suurelt kirjutatud ja ljubljud ei pea ja nüüd ei tea üldse, siiamaani ei tea, kes selle siis armastab, kas ema või meid õega. Mina eelistan elada raudtee ääres, mitte paksu metsa sees. Mina metsa kartun. Igal rongil on oma hääl. Kui läheb diisel mööda, ütlen ma kohe, et see on diisel. Läheb elekter tuleb nii vaikselt, sujuvalt. Alguses oli kohe harjumata. Lehvitamine on nii tore komme, nagu mõni sõber või on rongi peal või veduri peal. No siis muidugi lehvitan kohe vastu, nagu sõber sõbrale. Kallis Eesti rahvas, häid jõulepühi, olgem rõõmsad ja ärge enam virisege. Kui palju kordi on meile lehvitanud inimesed, kes elavad raudtee ääres? Tuhandeid, võib-olla 10 000 kordi. Need inimesed on justkui meie vanad sõbrad, kelle jaoks pole kunagi aega. Tiiu elab raudtee kõrval, rongiga Tallinna poolt Aegviitu sisenedes kohe paremat kätt. Lehvita sinagi Tiiule häid jõule. Tal oleks selle üle nii hea meel.